Nii, tere jälle. Olen Maila müstilisest maailmast. Nii, augustikuu mitmes päev meil on? Vaatame kohe. No vot, ei oska vaadatagi. Mitmes päev meil täna on siis? No vahet pole. Igal juhul on meil paar päeva siin augustikuust juba läinud. Ja olen oma prognoosiga sutsukene hilinenud, aga sellest pole midagi. Hakkame siis vaatama, mida toob augustikuu. Opa, ära sa ütle, märtsikuus sündinutel armastus tuleb siin. Niimoodi, vastastikuse austuse armastusega suhe. Selline vastastikune tugev armastus, tugev side. Nii, eks näha ole, mis siit edasi tuleb. Aga jah, et pool suve juba läbi ja mõni ütleb, et enamus suvest on läbi. Aga jah, see augustikuukene arvatavasti tuleb siin ilusam, kui see terve suvi on olnud ilma poolest, et praegust on küll väga soojad ilusad ilmad, et näis, kuidas edasi saab. Igal juhul loodame, et see suvi kestab pikemalt. Et näis, äkki jätkub seda suve. Septembri lõpuni ka. Nii, vaatame, kas jätkub. No ega väga ei taha jätkuda. Natukene ikka tuleb ka. Nii. Katsetasin järgi. Nii, augustikuu, märtsikuu sündinutele. Vaatame, rohkem ei hüppanud maha, siis tuleb tõmmata. Nõnda, vaatame, mis teil siis tuleb siin. Nii, ossa. Nii. Alumine kaart on meesterahva kaart. Nii et meestele on siin rohkem tulevad sellel kuul teemad esile ikkagi meestele. Et siis ütleks isegi niimoodi, et no vahet pole, siin tuli naisterahva kaart ka välja. Et armastuse suhtes tuleb siin mingisugune, ühesõnaga tuleb väga ilus, tugev armastus. Sutsukene naistele ütleks isegi niimoodi, et soovitaks teil kasutada natukene sellist naiselikku kavalust. Et see ei ole siin selles kontekstis, see ei ole siin petmine, vaid see on selline naiseliku kavaluse kasutamine. Nii et laske pigem olla niimoodi, et te tahate väga teha teiste eest asju ära, no näiteks meeste eest, siis laske meestel olla mehed ja tooge rohkem oma naiselikku poolt välja. Et isegi kui te peate selleks õppima või natukene, võib-olla mõnikord ongi nii, et mõtled, et tahaks ikka väga kohe otsustada ja siis mõtled, ei, olen naine, katsun rahulikult, annan mehele võimaluse. Niimoodi. Siis terviselujõud, pikk iga, siin on ilusasti tervisekaart. Tervisekaart on olemas ja näitab ka kõrgemalt poolt hoitud kaitstud kaarti, nii et tal on kõrgem kaitse ilusti olemas. Et rahaliselt näitab teil läheb paremaks. Siis, oota, ma kohe vaatan, kas siin võib-olla ei ole. Ma tahtsin lihtsalt vaadata see rahakaardi kohta, et kas on mingit lotovõidukaarti, aga ei ole. See on jah, pigem on selline head sõbrad, inimesed ümberringi. Nii, siis teil ka on selline teil on tohutu palju tarkust, väga paljud teist ka muidugi lähevad täiendama, lähevad õppima, võib-olla mõnedel on siin, hakkavad hoopis ka õpetama kedagi, nii et see tarkuste ja teadmiste omandamine või siis jagamine tuleb siit täitsa tugevalt välja ja teile näitab ka seda, et te saate sellega täiesti raha teenida, nii et siis pigem jah, et mõelge selle peale, et õpetamised, võib-olla mingid koolitused, et päris lahe, nii, siis ka teil tuleb valikuid ja mina ütleks teil isegi, et osadel teist võib tulla valikud koduga seotud, kodu suhtes ja näitab, et teie intuitsioon hästi palju tugevneb, tugeva intuitsiooniga, te teete oma valikud oma intuitsiooni baasil, et teil on selline, mis meil on siin märtsi jäävad
kaks tähtkuju siia märtsi jäävad, aga et teil ei ole arvatavasti sellist mõistuse järgi valiku tegemist, teete südame järgi, olete väga rahul. Osadel teist võib tekkida jah tunne, et tahaks uut kodu osta, müüa, vahetada ja te teetegi sisetunde järgi ja te teete endale hea valiku, vaatame kohe. Jaa, see on hea valik, väga hea ometi. Nii, vot sellised lookenest, vaatame nüüd järgmiste kaartidega. Jah, tugev armastuse kuu teile. Teate, isegi ma vaatan seda kooslust, siis te ise ka näete siin kõik asjani, kes tõlgendab Lenormande, siis võib ka omale sinna oma tõlgendused juurde panna, mis te teate. Aga seda kooslust ma siin vaatan, siis pigem ongi mingisugusest tervenemine, mingisugusest varasemast armastusega seotud pettumusest või haiget saamisest. Et pigem ütleks, et on tervenemine ja see uus kaaslane, kes teil tuleb, kui on uus, siin muidugi näitanud uut, näitas armastust küll, aga ei näitanud uut. See on ka väga ilus siin. Ikkagi vastastikuse austuse armastusega võib-olla nagu isegi ka kingituse kaart. Et siis on jah mingi vanade hingehaavakaste tervenemist ja sellise, kuna see koerakaart on head truud sõpra või ka kui on ka armastus nagu sõber, et siis 2 ühes nii-öelda, siis näitab pigem sellist truud inimest, kelle peale te saate loota, keda te saate usaldada. Nii, vaatame, mis need metafoorikaardid siin teile, ikka näitab intuitsiooni tugevnemist. Nii et see intuitsioon teil mängib siin väga suurt rolli, aga mängima järjest rohkem avanete. Teil on nüüd raha tuleb, väga hea, siin näitas enne ka, et suurema rahasumma saamine või rahateema siin. Nii, südame asjad, suurte unistuste tegemine ja teate saamine, siin võib ka olla titeteade, kes saab vanemaks, kes mitte, seda siit ei olegi vaja enam, see oleks olnud. Nii, alumine kaart, unistage suurelt, laske oma unistustel siin lennata, aga jah, intuitsiooni tugevnemine, et teie siis hakkate siis kõiki valikuid tegema intuitsiooni järgi. Mineviku teemad on teil, näitab siin, et justkui lahendatud. Nii et te olete astunud välja pimedusest, see on siis, mis minevikus on olnud, need asjad, mis teil on. Siis teie see teekond liigub valguse suunas. Ja isegi on niimoodi, et kui mingisuguseid kusagilt poolt peaks tulema mingisuguseid takistusi paistma, siis kui mujalt paistab, et teistel on takistusi, siis teil näitab, et teie tee kuidagi on ilusasti selline takistuste vaba. Siis siin on see DNA paranemine, et kellel on siis olnud mingisugused terviseprobleemid, asjad, siis nendest näitab tervenemise suunas minekut. Raha näitab külluse tulekut, siis võib kuidagi aeg sunnib teid tagant, et te olete valinud oma teekonna ja siis kulgete sellel teekonnal. Vahest tundub, et liiga ruttu toimuvad asjad, et uued asjad tulevad liiga ruttu peale või mingisugused tähtajad. Aga te lähete ilusasti sellest olukorrast läbi niimoodi, et kiirus, paistab, et see kiirus on teil siin ka üks märksõna. Aga olenevalt sellest, et teil on mingid tähtajad ja kiirused, siis näitab, et te olete õigel ajal õiges kohas ikkagi. Nii et siis selline elutempo järelikult sobib ja te saate sellega ilusti hakkama. Siis südamega seotud asjad, tunded, siis tunnete maailmas näitab siin sellist vahest mingid tunded,
ajavad üle ääre nii-öelda. Nii et aga te saate nende tunnetega hakkama. Aga jah, vahepeal siin näitab, et need südamega seotud asjad, need tunded võivad siin lüüa natukene hästi selliseks tugevaks, emotsionaalseks. Ja teil on hästi-hästi palju unistusi. Nii et te teete neid unistusi küll, aga te peate nüüd vaatama, et need unistused ei jääks mitte ainult unistuste tasemele, vaid et nad ka realiseeruksid. Siis seda ma juba ütlesin, et siin võib tulla vanemaks või lapsevanemaks saamise teadet. Nii et sellised paistab, et ka kauaoodatud titeuudised võivad teile siin ilusasti tulla. Ja teie ka, et see vana maailm teie jaoks, kus te olete siis varem olnud, vanad energiad, et need jäävad minevikku ja te peate tegema selle muudatuse, te peate minema edasi sellise selgemas suunas, sest kuskil midagi on kirjutatud nendest lõviväravatest ka, mis praegust on. Minu arust on iga aasta on need kuramuse lõviväravad, aga siis kindlasti võtke oma unistusi ette, et ärge jätke midagi tegemata. Et see peaks olema väga selline soodne ja hea seis. Ma küll kaarte panen siin praegust sellisel natukene valel ajal, vaat öeldakse, seal on öelnud, aga ma olen alati katsunud kaarte panna noore kuu ajal kuni täiskuuni, ikka täiskuu kaasa arvatud, et siis läheb rutem täide, et need, mis on kahaneva kuu ajal pandud, need lähevad ka täide, aga lihtsalt sellel läheb natukene kauem aega, nii et isegi see seis, mis ma teile siin praegust loen, siis see seis võib võtta ka natukene nihkuda sinna septembrikuusse. Aga sellegipoolest täituvad ilusasti. Ja siis on neljapäeval, minu arust, kui järgmine nädal on noore kuu loomine, äkki oli 11. täpselt ei mäleta, aga nüüd kaduneljapäeval, siis tehke, kas või kirjutage paberi peale, et olen vaba kõigest sellest, mis mind enam mis ei teeni enam, mis ei ole minu kõrgemaks hüvanguks, et olen kõikidest vanadest mustritest vaba ja pange jah see, millest siis tahate lahti saada sinna paberi peale ja siis põletage ära. Muidugi päris hea on, kui te saate seda teha õues, kui on lõke või, aga täitsa vabalt võite seda. Kui ma elasin korteris, siis ma tavaliselt põletasin vetsupoti kohal, et siis panin selle paberi põlema, mis lahti tahti saada, siis ma kõik sinna kirjutasin. Ja siis ma põletasin selle ära ja kui ei jõudnud enam näpu vahel hoida, see tuli juba, siis lasin sinna potti, et see on siis topeltpuhastus, tuli ja vesi, et igat pidi saab, et selleks ei pea just loodusesse minema või majas elama, et kõik võimalused on olemas, võite ka kuskil mingi kastruli peal põletada ära ja pärast siis selle tuha visata sinna, aga alati vaadake, et see paber põleks korralikult ära, sest kui mingi sõna jääb seal põlemata näiteks, siis selle sõnaga on veel vaja tegeleda, siis kirjutate uuesti selle lause välja ja siis põletate uuesti, et kõik sõnad peavad ilusasti, terve paber peab ära põlema. Et kui jääd tükiga paberit, mis on valge, siis võib see jääda, aga et sõnad peavad kõik ära põlema. Siis saab sellest lahti ja kõik, mis teid ei teeni, see ongi lihtne hea kirjutada, et kõik, mis ei ole minu kõrgemaks hüvanguks, kõik see minu elust lahkub. No, ja kui te ei julge, siis ei kirjuta. Nii, vaatame siis, mis need reikikaardid siin teile annavad teada. Müstik, intuitsioon, ärkamine. Ühesõnaga jaa, siin näitab küll, siin on samamoodi värav, läbipääs, transformatsioon, uuenemine, et teile tuleb ka sellist
hakatagi rohkem tajuma, rohkem nägema, rohkem tunnetama. Et müstilisi asju hakkab teiega rohkem juhtuma, peate hakkama tähelepanu rohkem viima siis nendele märkidele, mis teie ellu tulevad. Ja jah, ja ikka, armas lapsekene helistab. Niimoodi, pärast helistan tagasi. Lapsekene helistab. Nii, et teil ka transformatsioon, teie ellu võib tulla täiesti midagi sellist uut, te võite tunda, et te tahate hoopis mingi muu asjaga tegeleda, tahate midagi uut õppida, tahate teha hoopis mingit muud, hakkavad huvitama siis, no näiteks oletame niimoodi, et varem teid ei ole üldse maalimine või käsitöö huvitanud ja nüüd korraga tunnete, et hops, ma just nüüd tahaksin teha. Ja paistab, et kuna siin on jälle väravakaart ja läbipääs, siis on uuenemine, siis on niimoodi, et võib-olla tõesti need lõviväravad siis võivad aktiveerida teis selliseid nägemusi, selliseid tundeid, selliseid hobisid uusi, et mida te ei ole varem siis üldse praktiseerinud, üldse pole märganud ja nüüd järsku tekib teil täielik uus nägemine, uus tunnetus ja uus elu täielikult. jah, nii et väga lahe. Nii et kõike seda ilusat teile siis pange siis siia alla mulle kommentaare ja andke ikka teada. Täitsa tore on. Täiesti tore on tegelikult vaadata, millised arengud toimuvad siin. Ei ole märganud varem, et märtsikuu nii äge see tulemus tuli. Aga te olete seda väärt ka. Võt niimoodi. Nii et ilusat suve jätku teile ja siis, kes tahab minuga ühendust võtta, siis see kirjutab mulle minu isikliku Messengeri peale ja siis saame vaadata, sättida ajakesed, mis on vaja. Nii et väga lahe, olge tublid. Nii. No, Hiina ime.